No nii, oleme jälle tagasi ja seekord siis kohtume läbi interneti vahenduse ja kohe hakkab sinuga rääkima Kristina Birk-Vellemaa Seksuaaltervise Liidust. Pean saladuskatte all ütlema, et olen ise Seksuaaltervise Liidu Instagrami lehte jälginud pikalt ja inspireerinud paljudest postitustest ning olen väga-väga elevuses sellest teemast, millest me hakkame rääkima, sest et see on üks minu kõige lemmikumaid teemasid vist üleüldse ja see on siis teadlik nõusolek, mille kohta ma isegi olen öelnud või oma nii-öelda raamatu alapealkiri on mul #ei on ei, mis siis läheb samasse teemasse. Aga Kristina, tutvusta ennast võib-olla nüüd natukene ise ja räägi meile, kes sa oled ja mida me siis hakkame täna kuulama. Aitäh, Marilyn, ja tõepoolest mina tulen teieni interneti vahendusel ja tulen teieni interneti vahendusel otse Tartust, oma kodukontorist Tammelinnast ja Tartuga on seotud minu õpingud. Jah, see on ka minu elukoht, aga see on ka minu õpingute koht ehk töötan ma tõepoolest Eesti Seksuaaltervise Liidus otsapidi ja teen Seksuaaltervise Liiduga koostööd ka edaspidi, aga elu on mind viinud seksuaalharidusest või seksuaalharidusega külgnevalt ka seksuaalnõustamise poole. Ja ma töötan väga palju noortega, töötan lapsevanematega, aga üha enam ka Nii, kas mind on kuulda? Okei, vahepeal tekkis lühiskorra. Üha enam ka lapsevanematega, aga mitte ainult lapsevanematega, vaid täiskasvanutega, kes tegelevad oma enda seksuaalsusega või uurivad, vaatavad, avastavad oma enda seksuaalsust ja seksuaalsusega on seotud ka minu magistriõpingud, et ma omandan 2. magistrikraadi praegu Tartu Ülikoolis ja seda antropoloogia erialal. Ja antropoloogina ma uurin üllatus, seksuaalsust, uurin sugu ja uurin seda, milline on Eesti naiste ja täpsemalt keskikka jõudnud Eesti naiste seksuaalne minapilt, seda, kuidas seksuaalkasvatus seda on toetanud või vastupidi, seda on takistanud, millised on naiste naudingud, mida nad naudivad, mida nad vajavad selleks, et tunda naudingut, millised on need eeltingimused, et mis on need vedurid ja mis on need pidurid. Ja need on väga-väga huvitavad vestlused kümnete naistega. Ma ei saa küll rolli konflikti minna nendes vestlustes, et astuda uurija kingadest nõustaja kingadesse, aga see annab väga palju sisevaadet ja sügavust ka minu koolitaja ja nõustaja töösse. Ja sekspositiivsus on minu jaoks läbiv põhimõte nii koolitaja kui ka nõustaja töös kui ka aktivisti töös. Ja teadlik nõusolek on selle sekspositiivsuse juures üks väga-väga oluline asi. Ja üldse väga oluline eeltingimus, kui me üldse räägime seksuaalsetest tegevustest, ka teistest tegevustest, mis ei ole seksuaalsed tegevused, aga täna me keskendume ju seksuaaltervisele ja seksuaalsetele tegevustele. Ja mulle väga meeldivad sõnamängud, meeldivad tähemängud. Eesti keeles nad kahjuks kipuvad olema kuidagi kohmakad, aga küll ma eesti keeles ka nende toredate täheühenditeni jõuan. Aga täna ma olen võtnud siia abiks ingliskeelseid materjale. See pilt, mida siin ees te praegu näete, on Planned Parenthoodi välja töötatud selline selgitus või pildiline avang, mida tähendab consent ehk teadlik ja vabatahtlik nõusolek, milline ta peab selles mõttes olema, et mida ta endas peab sisaldama ja mis on nõusolek ja mis ei ole nõusolek ja kust need piirid lähevad. Ja veidikene hiljem me vaatame teiega koos ka ühte animatsiooni, mis on, kui ma õigesti mäletan, siis 2014 või 2015 aastast küll juba. Ja see on tehtud Inglismaal ka inglise keeles, aga tal on eestikeelsed subtiitrid all. Ja inglased on läbi teetassi sümboli avanud seda, mis on consent ehk siis nõusolek ja mis ta mitte ei ole.
et see teadlik nõusolek jälle eesti keeles, kui me räägime seksuaalsusest ja soolisusest, siis eesti keel on veidikene kohmakas, veidikene vaene ja samas me jällegi avardame seda keelt ise ka ekspertide ja spetsialistidena. Ja see keele avardamine on ka selline pikaldane ja pikaaegne tegevus, aga me oleme jõudnud eesti keeles sellise mõisteni nagu teadlik nõusolek või ka vabatahtlik nõusolek. Minu jaoks on oluline mõlemad need asjad sinna kokku panna. Seksuaalõigused on osa inimõigustest ja samas me ei pea takerduma ainult juriidikasse või ainult paberil kirjas olevatesse dokumentidesse, mis on ka ju väga olulised ühiskondade ja kogukondade väärtuste näitajad. Aga me võiksime läheneda sellele kui austavale ja hoolivale suhtlusele ja suhtumisele oma kaaskondlastesse, nendesse inimestesse, kellega me jagame mingisugust ühist ruumi. See ei pea olema ka ainult füüsiline ruum, ka internetiruum on ruum. Ehk siis läheme neid tähti pidi siin käima. Freely given ehk vabalt antud, reversible ehk tagasivõetav, informed ehk informeeritud või et me siis teame, millele me nõusoleku anname, enthusiastic ehk entusiastlik ja specific ehk konkreetne, spetsiifiline ja konkreetses olukorras siis antud või antav. Ja kui me räägime seksuaalsusest ja oma piiridest, me räägime sellest sekspositiivses võtmes või seksuaalpositiivses võtmes, mis tähendab seda, et kõik, mis puudutab inimese seksuaalsust, on loomulik, on normaalne, on ilus, on tervitatav. Ja see ei tähenda ainult seksuaalseid tegevusi, ma ei tea, inimese sooloseksis või enese rahuldamises või teiste inimestega kuidagi vastastikuses seoses, vaid ka minu enda seksuaalset olemust. Ehk siis kui ma olen inimene, kes ei soovi seksuaalset kontakti teiste inimestega, siis ka minu puhul kehtivad samad põhimõtted, et minu identiteet on igati okei, tervitatav ja normaalne. See kõik on normaalne ja kõik ongi normaalne ka teiste inimestega suhtlemises, kuni on nõusolek. Kuni on see informeeritud, innukas, ma ei tea, optimistlik, positiivne nõusolek olemas. Freely given tähendab seda, et see nõusolek on nõusolek siis, kui ta on antud vabatahtlikult. Ja vabatahtlikkus ei ole see, kui nõusolek on antud hirmust midagi kogeda, hirmust mingite tagajärgede ees või ebamugavusest. Me räägime nõusoleku tähtsusest ka lähedussuhetes, ka pikaajalistes suhetes, et kui ma olen kellegagi olnud 40 aastat suhtes, kooselus, abielus, siis see ei tähenda seda, et see nõusolek ongi antud sellel ühel hetkel, ühel päeval, kui ma ütlesin jah, et ma ütlen jah kogu aeg kõigel. Ei, see peab olema pidevalt uuesti saadud ja antud, aga mitte sellepärast, et ma tahan, et mul ei oleks mingeid ebamugavaid tagajärgi. Mitte sellepärast, et mu partner on pahur muidu või et ma ei taha seda paha tuju, et siis ma olen valmis temaga näiteks seksuaalseid tegevusi tegema, et see ei ole vabatahtlik nõusolek. Ja kui me mõtleme selle partneri poole pealt, kes teist inimest survestab, see on tihtipeale, see on teadmatusest, see on ka sellest, et me ei tea, me ei oska austada teiste inimeste piire, me ei oska austada ka iseenda piire, eriti kui me räägime vanematest põlvkondadest, keskealistest, aga see käib ka noorte kohta, sellepärast, et nende kasvatus tuleb ju meist. Et me saaksime aru, et siis, kui on antud jah-sõna millegi vältimise pärast või meile head meelt tegemise pärast, see ei ole tegelikult nõusolek. Või kui vaikitakse, et ma ei ütle ei, aga ma ei ole öelnud ka jah. Kuni ei ole jah, siis see tegelikult on ei. Tagasivõetav igas hetkes, ehk siis kui ma olen andnud nõusoleku, kui ma olen valmis olnud mingiks tegevuseks ja mulle see enam ei sobi tegelikult, siis see jah-sõna ei kohusta mind minema lõpuni. See jah-sõna ei kohusta mind minema ka seksini, kui ma olen näiteks andnud nõusoleku suudlemiseks või käest kinnihoidmiseks. Et see ei ole nõusolek järgmiste sammudeni. Ja samas mul tõepoolest on õigus võtta tagasi, öelda, et ma enam ei soovi. Jah, inimesel või teisel inimesel on õigus selle peale haavuda, aga seda haavumist ei tohi välja valada selle inimese peale, kes ei soovi nende tegevustega edasi minna.
informeeritud ehk siis see tähendab seda, et ma tean täpselt, millele ma jahi annan. Kui ma olen öelnud, et jah, ma soovin seksida, aga me teeme seda kondoomiga ja kui ühelt maalt see kondoom pealt maha libistatakse või üldse kuidagi kelmitatakse, kondoomi peale ei panda, siis sellele ma ei ole andnud jah-sõna. See ei ole see olukord, mis minu jaoks on informeeritud olukord. Entusiastlik tähendab seda, et ma tõepoolest tahan seda. Inimesed väljendavad loomulikult oma entusiasmi väga erinevalt ja ka kõik inimesed ei saa väljendada oma nõusolekut näiteks verbaalselt. Siis on vaja leida see viis, see võimalus, kuidas inimene saab seda nõusolekut väljendada nii, et oleks selgelt arusaadav. Et kui mul on näiteks kõne erivajadus, või inimesed ütlevad, et ma näen teise inimese kehakeelest. Kui inimesel on füüsiline lisavajadus või ta ei saa, meil võib olla väga suur segadus kehakeele lugemisel, siis see on kindlasti see märk, et ma peaksin mõtlema, et võib-olla ma olen valel teel siin. Aga ka siis, kui me ei räägi erivajadustest, ka siis me võime kehakeelest väga-väga erinevalt aru saada. Aga tõepoolest see, et ma lähen nende tegevustega kaasa entusiastlikult, see on väga oluline, see on väga tähtis. Et ka partner näeb seda, et ma tõepoolest soovin seda. Ja spetsiifiline ehk siis antud konkreetses olukorras nüüd ja praegu, selles kontekstis, kus me praegu oleme ja kui ma tõepoolest olen öelnud jällegi, et ma soovin kallistada, siis see ei tähenda seda, et ma soovin neid teisi tegevusi teha. Ehk siis igaks tegevuseks ja mina kuulen sind. Ma tahtsin küsida, et aga kuhu alla näiteks, ma tegelikult aiman seda vastust, aga ma ei ole päris kindel, et näiteks alkoholijoobes antud nõusolek või alaealisena antud nõusolek, kuhu alla see sealt 5 võiks minna? On nad sama või erinevad? Ükskõik millisest nõusolekust me räägime, siis need ühesõnaga komponendid peavad nõusolekus kõik olema olemas. Alkoholijoobes antud nõusolek, ma kohe tahaksin panna siia tegelikult animatsiooni käima, sest et see räägib ka alkoholist ja selle lühikese animatsiooni siis on võetud kokku ka alkoholi ja alkoholi teema. Aga kui ma räägin alaealise nõusolekust, siis see oleneb erinevate riikide seadusandlustest. Näiteks 13-aastane Eestis tegelikult ei saa anda nõusolekut 18-aastase inimesega seksuaalseteks tegevusteks, sellepärast et meie vanuse piir on praegu 14 ja me loodame, et seda aga siin ongi sellised Romeo ja Julia nii-öelda, nagu öeldakse, lähenemised või erisused. Aga ma panengi nüüd käima selle animatsiooni, mis päris hästi võtab kokku selle, mis see nõusolek on ja ka avab seda alkoholi teemat siin juures. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea, thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea at all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, yes, please. That's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious.
You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, but you wanted tea last night. But if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. Seda viisi. Ma jäin kohe mõtlema, et kui ta nüüd läks endale teed tegema, mida ta siis läks tegema? No võt, eks me seda mõtleme kõik pärast seda animatsiooni, aga jah, see alkoholijoobest räägib ka seda ja siin me ei räägi ju klaasist, ma ei tea, veinist või ehkki alkoholi mõjub inimestele erinevalt. Aga seda, et kui inimene on joobes, ta tegelikult ei saa anda teadlikku nõusolekut, sellepärast, et ta ei ole päris, ütleme niimoodi, et adekvaatses olekus. Ja nõusolekuga on minu jaoks oluline ka see teema, et me õpetame lastele pisikesest peale, sünnist peale seda, et sinu keha on sinu oma. Ma küsin oma lapse käest, mul on kodus, minu peres kasvab 4 last ja ma küsin ka oma 2-aastase käest, et kas me kallistame, kas tohib kallistada, kas teeme head tööd musi ka. Kui ta ütleb ei, siis on ei. Ja kui ta ka kuidagi veiderdab, siis ma võtan seda ka sõnumina, mis ei tähenda seda, et meil ei ole füüsilist lähedust, aga ma annan talle kogu aeg selle sõnumi, et on ainuõige, et ma küsin. Ja see õpetab ka teda, et ta küsib teiste laste käest, kas ma tohin sul käest kinni võtta või kas ma tohin kallistada. Ja see peab olema selline elu läbiv kasvatuspõhimõte ja see on tegelikult väga-väga austav ja väga-väga lähedust loov. Ja ma arvan või ma tean, sest ma olen koolitanud ja suhelnud tuhandete inimestega nendel teemadel, et see tekitab esialgu sellist ebamugavust, et kui mu vanaema või kui mu ema tahab last kallistada, aga laps ei taha, et kuidas ma siis ütlen, et sa ei tohi mu last kallistada, kui ta ei taha, aga me peame seda tegema sellepärast, et pisikesest peale me peame neid sõnumeid juba andma nii enda kui ka teiste piiride kohta selleks, et meist kasvaksid täisväärtuslikud ja ennast aktsepteerivad, ennast austavad ja teisi aktsepteerivad ja teisi austavad inimesed. Kuhu siis ikkagi jääb flirt ja seksikus ja salapära? Mina ikkagi tean ka, et filmidest vaatan, et romantiline on ikka niimoodi, et mina pesen nõusid ja siis ootamatult ilmub mu selja taha mees, kes muudkui kohe võtab, mis ta tahab. Et sellised nagu müüdid ma ikkagi kuulen ja eriti just noortega rääkides kuulen ma seda, et mis ma siis pean nüüd kõike hakkama küsima või? Aga jah, kui see küsimus on näiteks ja öeldakse ka seda, et aga see ei ole ju seksikas. Aga Marilyn, kui keegi küsib sinu käest, et Marilyn, sa meeldid mulle nii kohutavalt, ma tahaksin sind suudelda, kas see sobib sulle? Võib-olla minu hääletoon ei ole... Praegu läks ihu imeelikult lausult öeldes. Tahan sulle öelda jaa. No võt, et ka nõusoleku küsimine on tegelikult, kui me saame need barjäärid oma peast maha ja need stereotüübid kõrvale, et me peame kogu aeg, ka see on stereotüüp, et me kõik peame olema kogu aeg valmis, ka mehed ei pea olema kogu aeg seksiks valmis ja meid ei ole vaja ära rääkida ja tõeline lähedus on ka see, kui ma saan oma partnerile öelda, et mul on täna nagu nii raske päev olnud, sest stress on ka sensuaalsuse ja sellise seksuaalsete tegevuste juures piduriks ja vahel ongi see stress pidur ja me ei pea hakkama jõuga seda kuidagi ära võtma või kuidagi, ma ei tea,
jõuga interpreteerima või tõlgendama seda, mida mu partner nüüd tahaks või ei tahaks. Minu meelest ei ole olemas, ja ka see on minu isiklik seisukoht, ma ei taha ega ei saa seda üldistada kõigile, aga seksikamat ja sensuaalsemat asja kui inimeste vaheline verbaalne suhtlus lisaks kõigele. See loob nii väga palju lähedust ja ka seda, et ma tõepoolest tahan sind kuulata, mulle tõepoolest läheb korda see, kuidas sa ennast tunned, mida sa arvad, ja et me tõepoolest räägime nendest asjadest. Jah, kui meil on väga selline pikaaegne lähedane suhe, meil on oma koodid. Igas suhtes on oma koodid, oma keel, oma märgid ja see on absoluutselt igati okei. Aga ma pean olema kindel, et ma saan oma partnerist õigesti aru, aga see tähendabki seda, et meil on olnud võimalus väga konkreetselt neid sõnumeid üksteisele jagada, mingeid turvasõnasid näiteks jagada, turvalauseid, mingisuguseid märklauseid, aga jällegi, et me räägime asjadest. Aga kui me ei tunne inimest, siis me võime, ma ei tea, kasutada mingisuguseid koodnimetusi, küsida ka chatides või Tinderis, kus iganes me neid suhtlusi teeme, asju, mis meie jaoks tähendavad ühte asja, aga inimene teisel pool võib aru saada hoopis teisiti sellest. Et seksuaalsusest rääkides, ka Katriin minu meelest väga toredasti enne sellest kõneles, et me räägiksime asjadest õigete nimedega, aga õigete nimedega rääkimine ei tähenda seda, et me muudame selle kuidagi kliiniliseks või meditsiiniliseks, vaid jälle, et me võtame oma enda kultuuri kontekstis, enda keskkonnas need samad asjad ja laeme need ära, ma ei tea, teistmoodi, või anname neile kuidagi õige laengu, võtame selle häbi siit maha ja piinlikkuse maha. Ja ma olen 100% nõus, aga ütleme nüüd, et mul on see soov ennast harida, aga koolis, nagu me ka Katriini käest saime teada, seda ju ei õpetata praegu niimoodi väga palju ja ainuke koht, kus õppida on sari Sex Education. Et siis kus Eestis ma saaksin juurde õppida, kas on mingeid koolitusi või on mingeid kohti, kus mul on võimalik selle teadliku nõusoleku kohta rohkem teada saada? See Sex Education käib hästi palju läbi, head see Big Mouthi öelnud, sest sellega seoses on mul väga vastakaadne tunded. Ei tea vist. Okay. Aga Eesti Seksuaaltervise Liit teeb väga palju tööd selle nimel. Ma ise olen järjest enam küll tegelemas täiskasvanutega, et Seksuaaltervise Liidus on noortel võimalik erinevatel koolitustel osaleda ja Tallinna linnaga teeb Seksuaaltervise Liit väga tihedat koostööd. On ka teised omavalitsused, kes tunnevad huvi ja erinevad noortenõustamiskeskused on ka need kohad, kus aeg-ajalt neid koolitusi tehakse. Aga mina ise teen koostööd sellise armsa väikese brändiga nagu Naked Love ja me tegeleme hästi palju sellega, et juba täiskasvanud, jah, peamiselt naistele, sest ma ei jõua piisavalt ära rõhutada seda, et naiste seksuaalsus on see, mis on olnud häbimärgistatud, kuidagi kasti pandud, alla surutud. Aga kui me räägime sekspositiivsusest, siis siin peab juurde tulema ka, ma ei taha kasutada sõna normaalsete, aga toredate, ma ei tea, feministlike, profeministlike elutervete inimeste, elutervete meeste enda hääl ka. Et see sekspositiivsus on üks väga-väga oluline asi ja Naked Love'is me järgmisel aastal mõtleme, mitte me ei mõtle, meil on väga konkreetsed plaanid seksuaalse enesekehtestamisega ja erinevate töötubadega, et võib jälgida seda, mida Naked Love Instagramis jagab ja võib jääda ootele. Ja ütleme niimoodi, et jah, noortekoolitused ja noorte harimine on oluline, aga meil on jäänud unarusse täiskasvanud, sest meil on põlvkondade viisi täiskasvanud inimesi, kes ei ole seksuaalharidust saanud, kelle jaoks seksuaalsus on väga laetud teema, väga kitsas teema, väga jälle Katriini, see on nagu nii tore on teda kuulata. Me oleme millalgi ka teinud
muuseumiga koostööd nendel samal teemadel küll väga-väga mitmeid aastaid tagasi, aga ta on ka rääkinud sellest juba eelnevalt täna, et see seksuaalharidus ei oleks heteronormatiivne, et ta ei oleks ka selline, et on mees ja on naine, vaid et ta oleks kaasav, ta oleks avatud, ta oleks mitmekesisust normaliseeriv ja jälle see on sama asi, mida me ka Naked Love'iga koostöös teeme, et jah, nemad on väike pood, nad on keskendunud ühele konkreetsele tootele praegu, aga mis minu jaoks just sellele koostööle ütleski jah sõna nendega on see, et nende jaoks on äärmiselt oluline see informatsioon. Et tihti me näeme ka sekspoodide juures seda, et on väga palju tooteid ja väga vähe informatsiooni või see informatsioon on jälle selline stereotüüpne, normatiseeriv, ma ei tea, joonistab naisele ette, kuidas olla seksuaalne. Me ei taha seda. Me tahame seksuaalsust tõepoolest vabastada, aga ilma selleta, et me ehitame sinna uued müürid ümber ja ilma selleta, et me ütleme, kuidas olla seksuaalne või et, ma ei tea, ainus õnneallikas on paarisuhe. Kui see on minu jaoks oluline, siis see on väga hea ja väga õige, aga me ei saa jälle eeldada, et see on kõikide inimeste jaoks nii ja et kõik inimesed tunnevad, kogevad ja mõtlevadki seksuaalsusest ühtemoodi. Aga aitäh sulle, Kristina, et väga-väga tähtis teema ja suur tänu sulle, et sa rääkisid meile sellest veel ja jätkake ka kindlasti oma väga mõnusat tööd seal Instagramis, et kes veel seda, see on ikka ju sinu Instagram või teie Seksuaaltervise Liidu Instagram, mida ma jälgin, seksuaaltervis.ee vist. Ja see on Seksuaaltervise Liidu Instagram ja see tõepoolest on päris suure hoo sisse saanud, et ma soovitan seda ka jälgida. Et sealt saab väga palju olulist infot selle sama kohta kõik ka, mis sa praegu rääkisid, vähemalt mina olen sealt tõesti saanud väga häid mõtteid. Aga aitäh sulle ja meie lähme kohe edasi, et väikene paus ja siis juba jätkame.